Tšau, mina Piret siin ja mul on tunne, et tänane video vajab natukene enne seletust. Ühesõnaga, ma ostsin oma kassile kassikaamera ja saatsin siis teda selle kaameraga õue filmima. Aga miks ma seda esiteks tegin, on see, et osad juba võib-olla teavad, et minu armas kass Nupsik oli kunagi tänavakass. Ja ma ei tea, kust ta pärit on, kus ta enne mind on elanud, kas ta on olnud kellegi juures, kas ta on olnud kogu oma elu tänavakass, kogu aeg prügikastis söönud, kas keegi peale minu annab talle veel süüa, kus ta käib, mis ta teeb. Ma kujutan ette, et need, kes on võtnud endale kassipojast peale kassi, siis need kassid on rohkem nagu seotud enda koduga ja võib-olla nii lihtsalt ei võta teistelt toitu vastu, aga kuna ma näen, kui jõudsasti minu kass kosunud on viimasel ajal, siis mul on tunne, et keegi annab talle veel süüa ja ma ei tea, kas ta on ainult minu kass. Ja kuna ma olen näinud päris põnevaid videosid YouTube'is, kus siis välismaal vähemalt on sellist uurimustööd tehtud, et kui suuri vahemaid tegelikult kassid kõnnivad, kui suuri ringkäike nad teevad oma õues käimisel ja sellest on päris põnevaid asju välja tulnud, et tegelikult kassid käivad päris kaugel oma kodust. Ning sel põhjusel ma ostsingi selle kassikaamera, et saada rohkem teada, kus mu kass käib, kas tal on veel mingisugune perekond, äkki ta ei olegi ainult minu kass, kuigi ma ei oleks ju teda võtnud endale, kui ta ei oleks olnud sellises seisus sel hetkel. Kui ma Nupsiku endale sain, oli ta kirpe täis, arme täis, ta lonkas, tal olid kõrvad katki, ta oli must, pesemata, ma juba ütlesin kirpe täis. Et sellises seisus ta kindlasti ei olnud kellegi kodukass. Peale kõige selle ta ei usaldanud mitte kedagi, ta ei lasknud endale inimesi ligi, et ma väga-väga pikalt alles harjutasin seda, et ta mind usaldaks ja mind endale lähedale laseks. Et selles mõttes ma nagu tean, et ma ei võtnud lihtsalt julmalt kellegi armast toredat kodulooma endale. Ja enne siis seda videot ma juba vabandan ette ära nende inimeste ees, keda mu kass salaja filmis, nende inimeste ees, kelle hoovis ta käis. Tõesti, kui ta on teid kogemata filminud, siis ma siiralt vabandan. Aga lihtsalt minu arust on seda huvitav näha, mida teevad kassid siis, kui nende peremehed ei näe. Nii et see video on tehtud puhtalt uurimuslikul eesmärgil, et teada saada oma kassist rohkem. Ja need klipid ei ole kõik ühel päeval filmitud, et kuna kassid tegelikult võtavad aega vabalt, neil ei ole kuskile kiiret. Enamus need videod on, kus ta lihtsalt passis ühe koha peal ja ei teinud väga midagi. Või siis näiteks, kuna see kaamera filmib korraga 3 tundi, siis mõni klipp oligi lihtsalt selline, kus ta läks kuskile ja 3 tundi järjest magas, nii et video oli 3 tundi kottpimedust kassi lõual. Siis ilmselgelt on need klipid pandud erinevatest kordadest kokku, kui midagi põnevamat ja huvitavamat juhtus. Ja kuna see kaamera ei filmi väga pimedas, siis ma arvan, et kunagi suvel, kui on rohkem valgust, on rohkem rohelust ja rohkem ka kassidel põnevust õues, siis ma võib-olla filmin uuesti ja teen mõne teise video sellest, mis mu kass teeb. Aga seniks palun nautige seda videot ja head vaatamist. Näita siia. Kuidas on kaameraga? Kas lähed ekspeditsioonile? Kas lähed seiklusele?
lähme ära. Tulevad õue peale kaklema. Sellised mu kassi seiklused siis seekord olid.
ja kui teile see video meeldis, siis likeige seda videot ja kommenteerige selle video alla, mis teie kass vabal ajal teeb. Kas teie olete oma kassi filminud või salaja piilunud, mis teie kass teeb. Ja subscribe'iga palun mu kanalile, kui te veel seda teinud ei ole, kuigi teid on juba nii palju siia sattunud. Aitäh teile kõigile ja teiega juba näeme järgmises videos. Tšau!